Tere kõigile taas Mahtrast. Mina olen Anni. Täna on minuga siin koos Anna, kes hakkab meile rääkima LAK-õppest ja metoodikakeskusest. No nii, tere tulemast. Tere! Räägi natuke endast, kes sa oled, millega tegeled, mõni huvitav fakt enda kohta. Olen 3. klassi klassiõpetaja ning sellest aastast olen meie kooli värske LAK-keskuse koordinaator ehk keskuse juht. Tegelen koolis ka LAK-õppe toetamisega ja juhtimisega. Väga tore. Aga räägi mulle üldse, mis asi on LAK ja mis asi on metoodikakeskus? LAK on siis lõimitud aine- ja keeleõpe ehk siis läbi ainet saab ka keelt õppida, kuid ikka aine õppimine ongi eesmärk. Ehk siis LAK-süsteem, LAK toetab samal ajal nii ainet kui ka keele õppimist. Ja metoodikakeskus on siis koolis, meie koolis selline koht, kust õpetajad saavad abi, toetust, kas siis teoreetilist või praktilist selle kohta, kuidas see LAK üldse töötab. Aga kuidas sina sattusid siis LAK-õppega tegelema, et kus sul see huvi on tulnud endal? No algas vist kunagi ammu, kui ma ise keelekümbluskooli läksin, kuna keelekümblus on siis üks LAK-i osa. Mitte iga LAK on keelekümblus, kuid keelekümblus on alati LAK. Ehk siis mina kunagi õppisin ka ise selle süsteemis ja arvan, et see on väga tõhus, väga hästi töötab. Ja seepärast tunnen ka isikliku huvi selle vastu, kuna minu lapsed ei ole nüüd need ülemineku lapsed, vaid on keelekümblusklassi lapsed, siis veel äkki 1,5 või 2 aastat tagasi hakkasime mõtlema, et koolis peaks midagi sellist olema. Ja nii pea kui see kandideerimisvoor tuli, osaleme isegi ja nüüd oleme LAK-keskus. Aga mida see metoodikakeskus pakub, et kuidas see idee üldse seda meie kooli luua tuli, et sellisel kõige esimesel idee tasandil, et kelle kaudu ja kuidas ja? Koolijuhi poolt sain pakkumise, et saaks kandideerida, saaks proovida ja siis tegemegi. Ja mida pakub keskus? Keskus ei ole ainult meie õpetajatele, et siin peaks aru saama, et keskus on kõikidele haridustöötajatele ehk siis kõik et kõik õpetajad, kõik lasteaiaõpetajad, kõik koolitöötajad ja kõik, kes iganes töötavad hariduses, nemad võivad tulla, võivad abi saada, konsultatsiooni või siis osaleda seminarides, töötoades, kõike, mida meie kool hakkab pakkuma. Meil on suhteliselt tihe programm, aga proovime teha võimalikult praktiliseks, et siis teooriat igalt poolt saab ja konkreetset praktikat on veidi vähem. Kas see LAK metoodikakeskus, kas see on siis riigipõhine või on ta Tallinna põhine või kuidas, et kõik õpetajad selles mõttes üle Eesti täitsa või üle Tallinna? Ta on küll piirkondlik, aga see ei tähenda, et me ei või teha koostööd Ida-Virumaaga või Pärnumaaga, et väga teretulnud on igasugune koostöö ja ka lasteaiaõpetajad on teretulnud koolidesse, ehk siis nagu ta on kõikidele üle Eesti ikkagi. Väga äge. Aga millised on selle siis keskuse võib-olla peamist eesmärgid, mida sa tooksid välja? Tõhustada LAK-õpet haridussüsteemis ja aidata õpetajatele õigesti aru saada, mis see LAK-õpe on. Et siis sellest küll on paljud kuulnud ja koolitustel käinud ja midagi ka proovinud, aga tunnivaatlused näitavad, et see väga järjepidev ei ole ja paljud nagu teavad, aga ei oska rakendada või kardavad proovida või mingid veel mured tekivad. Kas sellel selline taustaidee on ka natuke selline kogukonna loomine? Jah, kindlasti ja ma arvan, et kindlasti see aitab kontakti teiste koolidega luua. See on ikka suunatud laste heaks, otseselt lapsed siin mingit haritust ei saa LAK-keskuses ja vanemad ka ei saa tulla ja mingid abi saada, aga siis ikka töötame kõik ju laste heaks. Aga kuidas see on nii-öelda siis kooliga, kooli arengusuundadega seotud, mis see koolile annab see metoodikakeskus? Kindlasti tõstab see kooli mainet ja õpetajad meie majas ja loodetavasti ka need külalised, kes meie juurde tulevad, on
pädevamad, oskavad tunde teistmoodi läbi viia, oskavad teistmoodi selle õpiku ja töövihiku ja õppekava peale vaadata. Ja mida siin veel saab lisada? Mis su küsimus oli? Et mis ta koolile selles mõttes just boonuseks annab, et see metoodikakeskus just meie juures on? Ja ma arvan, et väga hea oleks, kui ka meie õpetajad võtavad aktiivselt osa metoodikakeskuse töös ja me proovime nendele igasugust nõustamist ja kovisioone ja kõike pakkuda, et siis nemad ise saavad väga hästi süsteemist aru ja siis koolis on see väga hästi töötav ja tõhus LAK-keskkond ja tunnid on siis teistmoodi tunnid. Ma just ise mõtlesin ka seda, et tegelikult kooli tasandil õpetajal endal on hästi mugav nendest osa võtta, sest see on talle nii lähedale toodud. Ja. Meie koolis mõtlesime välja sellist süsteemi, et meil tulevad kogemusrännakud, ehk siis terve päev on siin mingi kord kuus või siis mõnikord natukene vähem, mõnikord natukene rohkem on üritusi. Ja algab kõik tunnivaatlustega. Tunnivaatlusteks on valmis tunnivaatluslehed, mis on seotud mingi konkreetse päeva teemaga. Ehk siis nii meie õpetajatel on aega teiste juures käia ja tunde vaadata. Külalistel on ka võimalus kooli tulla ja vaadata, kuidas meil kõik toimub. Et kuna oleme üleminekukool ja see ei ole alati kerge olla üleminekukool, siis ka teistel on võimalus mingit kogemust saada. Et õpilased küll otseselt osaleda ei saa, aga kaudselt ta vist ikkagi annab lastele ka sellist lisaväärtust, et nende õpetajad on koolitustel osalenud. Kindlasti siis õpetajad oskavad rohkem, õpetajad tunnevad rohkem, et mõnikord mureks ongi see, et õpetaja, olgu ta väga hea keeletasemega ja väga pädev, ta ei saa aru, mis reaalsuses muu keelega laps elab, kes on nüüd sunnitud eesti keeles õppida, see ongi sunnitud, et enamasti neil valikut ei olnudki ja ei ole. Ja meie üks eesmärk on ka tuua õpetajasid selle arusaamani, et nagu äkki üks mure ongi see, et laps lihtsalt ei saa aru, et tal ei ole motivatsiooni, sest ta ei saa, ta ei suuda. Ja et töötada saab niimoodi, et see oleks lapsele arengu ja taseme kohane. Lastel tekkis selle läbi huvi seda päris see siis tekitab sest see on väga selline, mitte otseselt mõnus, vaid lai süsteem, mis annab võimalust luua ja lõimida tunde sellisel moel, et lapsel oleks rohkem praktikat, rohkem võimalust kohe keelt kasutada ja rohkem lihtsalt arusaamu jääks sellest, mida ta seal üldse koolis tegi ja mida ta üldse õppis. Sul on oma klassi pealt vist hea vaadata, et sa kindlasti kasutad LAK-õpet palju, et kuidas nende huvi selle keele õppimise koha pealt on? No minu lapsed on vist need, kellele vedas, nad ei ole üleminekuklass, nad on algusest peale eesti keeles õppinud ja nüüd on juba 3. klass, et nende tase on piisavalt hea selleks, et nagu enamus saab ikka aru, oskab keegi rohkem, keegi vähem eesti keelt ja nendel ei ole seda valu, et äkki ühel hetkel elu muutus teiseks. Ja nendel on väga mõnus näha, et kuidas nad ühel päeval suudavad sinuga rääkida ja isegi minevikku ja olevikku seda kõike ise valivad, millal ja kumba kasutada. Samas kellelgi on kindlasti raske, aga emakeeles on ka raske õppida, et see ei pruugi kindlasti muukeelse õppeprobleem olla. Muidugi. See on lihtsalt hea näide, sest sul on oma klassis ju päris mitmeid, kes räägivad täiesti vabalt juba, olgugi, et neil alguses oli keeruline, aga samas nüüd on juba näha seda juba väljastpoolt, et näed, nende keeletase on juba väga hea. Siin ongi ka see, et kuigi otseselt LAK-keskusesse vanemad ei saa tulla, aga meie saame välja õpetada meie õpetajaid niimoodi, et nemad pärast tooksid seda infot vanemateni, sest meil on lastevanemate akadeemia juba 3. aastat koolis ja see on ju väga tähtis, et vanem saaks aru, et mis siin toimub, kuidas laps õpib, mis süsteemi me kasutame, et kui need klassid tulevad, miks on seindel mingid seal pildid ja teised värgid. Et jah, otseselt võib olla nõustamist, just keskuse ülesanne ei ole vanemaid nõusta, aga õpetajal on alati õigus tulla meie juurde
ja abi saada selles küsimuses, kuidas vanematega suhelda ja kuidas võib-olla vanemateni viia seda nagu idee, et nagu LAK ja keelekümblus ja üleminek on üks hea ja lapsesõbralik asi. Sa juba põgusalt rääkisid, aga mida see LAK-õpe siis, õppekeskus tähendab sellel aastal just plaanib, et millised plaanid selleks aastaks teil on? Kui me räägime sellest kalendriaastast, mitte õppeaastast, siis meil tuleb kokku, me loodame, et kokku tuleb 4 koolitust ja 3 komisjoni. Võtsime hetkel endale sellist suuna nagu mitteformaalõpe ja mitteformaalõpe kindlasti ei tähenda, et meie nüüd mingid jama seal tunnis teeme, et kõik on nagu peal seisavad, midagi sellist ei toimu, aga see on pigem eesmärk näidata, et õpik ei ole ainuke õpetamismeetod ja et õpetajal on väga lai vabadus ja ta saab vähem, et õpetajalt ei ole nõutud väga palju seda pingutusi selleks, et õpikust natukene väljaspoole tulla ja töövihikut mitte kasutada või siis mitte ainult seda kasutada. Et jah, meil on õppekavad küll olemas, aga tegelikult see on väga paindlik ja et õppimine võib olla mõnus ja mitteformaalne just sellisel moel, et nagu meetode on erinevaid ja just seda tahamegi õpetajatele õpetada, näidata. Meil ei tule väga palju teooriat, seda saab igalt poolt ja lugeda saab ka ise. Meie eesmärk on siis praktikat pakkuda ja kogemust jagada ja olla siin õpetajatele selliseks toeks, et õpetajatel on alati võimalus tulla ja mingit konkreetset abi paluda. Kindlasti see ei ole sellises formaadis, et mina nüüd nende eest e-kooli täidan või mingit tunde läbi mõtlen, aga kui tal on mure sellega, et kuidas mingit programmi kasutada või töölehed ei oska teha või ta tahab mingit inspiratsiooni, siis kindlasti saab koos midagi välja mõelda ja edaspidi on õpetajal siis kergem juba areneda. Aga mõeldes nüüd just selliste väljakutsete poole pealt, et mis võib olla sellisel uuel näiteks alustaval õpetajal just selle LAK-õppe rakendamisel kõige keerulisem, mis sa ise arvad? Võib-olla mõnes mõttes see on kogemuse puudus, et õpetajad ei ole proovinud kunagi, neil ei olnud võimalust proovida, et kui õpetaja on inimene, kes alles tuli kooli ja eriti kui ta on eesti keele emakeelega, siis ta ei tunnegi seda, mida tunnevad lapsed, ta ei saa aru, et väga kerge sõna saab lapse jaoks täitsa tundmatu ja keeruline olla ja et võib-olla natukene on selline ühtlase arusaama puudu, mis see LAK on, et nagu räägivad, seinad ei ole ainuke LAK-meetod ja sellest, et seinad on pilte täis, nüüd LAK ei hakka iseenesest tööle. Ehk siis süsteemi selline puudus, et see on väga konkreetne ikkagi süsteem, ta on piiramatu palju võimalustega, aga samas neid peab õigesti kasutama selleks, et mitte hullemaks seda kõike viia. Ehk siis tasub tulla koolitustele? Me loodame, et meie pakumegi selliseid koolituspäevi, et otseselt neid koolitused ei ole. Meie ei ole hetkel koolituskeskus, see on üks eesmärk, aga koolituskeskus meie ei ole. Seega need inimesed, kes tulevad, peavad aru saama, et ametlikku paberit me nendele ei anna. Kui nad soovivad tõendi või osalemis sellist tunnistust, seda me saame anda, aga koolitus see kindlasti ei ole. See on seminar või siis töötuba või praktika või kogemusrünnak, kogemusrännak, mis iganes, aga mitte koolitus, nagu ülikooli haridus siin ei pakuta. Jälle väga oluline info. Aga kui nüüd vaadata, et missuguste teemade osas, mis võiks olla just kõige vajalikumad teemad, mida inimestele edasi anda, sinu enda hinnangul lihtsalt, et millest sa näed, et seda võiks inimestele rääkida, sest ma näen, et võib-olla nad ei pruugi seda teada. Ma arvan, et siin on vastupidi, me soovime inimestel tellimust, mida te ise tahate, mis teemad teid kõnetavad, millest te tunnete vajadus. Ehk siis mitte nii, et meie seal nagu omaette otsustasime, et põnev, räägime ja siis lõpuks keegi ei tule, sest
inspireerib hoopis mingi teine asi. Meil on küll selleks aastaks juba väike kava olemas, aasta juba lõpupoole jõudmas, aga järgmine aasta on veel ees ja loodame, et ka järgmised aastad, ehk siis meie ootamegi õpetajalt soove, õpetajatele ootame selliseid tellimusi, mida nemad soovivad, millest nemad puudust tunnevad, et nagu meie võime mis iganes asju pakkuda ja kui ise ei oska, siis leiame neid, kes saab tulla ja koolitada või siis aidata aga tegelikult saab ka koolitada, kui me tellime koolitajad, see võib olla koolitus, et nagu kui meil ei ole paberid, et me oleme koolitajad, siis see koolitus ei ole, muidu väljaspoolt saavad ka koolitajad tulla, ehk siis loodame, et õpetajad hakkavad ka aktiivselt panustamas sellesse, et nad räägivad sellest, mis vajadust nad tunnevad ja mida nemad tahaksid ise rohkem nagu teada. Aga kui me nüüd mõtlemegi natuke tuleviku peale, et mis sinu suur unistus oleks metoodikakeskusega, milline see võiks välja näha näiteks paari aasta pärast? Kas sa mõtled füüsilist kohta või siis sellist nagu kogukonda pigem? Mõlemad. Kuna ainult alustame nüüd ja materjalid alles hakkavad tulema, siis ei oska veel nagu ette kujutada, et kuidas see kõik hakkab töötama, aga tahaks loota, et meil ühel päeval tuleb ka mingi ühispand, kuhu saab ideesid jagada ja kust saavad uued inimesed ja uued õpetajad mingeid asju kiiresti võtta. Minu arvates on kahjuks natukene praegu selline olukord, et üleminekuklassidele ja ka keelekümblusklassidele ei ole piisavalt toredaid häid kaasaegseid materjale, et nagu võib-olla emakeelega lapsele on, aga keelekümblusmaterjali mina vähemalt nii palju nimetada ei oska. Et neid on, õpetajatel on need, mida nad ise loovad, aga ühiskohta, kust võtta või selliseid konkreetseid õpikuid, üldõpetuse õpikuid, mis on just keelekümblus üleminekuklassidele, seda ei ole. Ja ideaalne oleks, kui ühel päeval on kohad ja süsteemid, kust seda kõike võtta. Vaatame, kuidas see üleminek läheb, et ühel päeval kadubki see vajadus, et oleksid sellised teise keelega ja emakeelega materjalid, aga samas me oleme realistid ja saame aru, et nagu kodus tulevad lapsed ju ikka oma emakeelega, mis keel see ei oleks, et mitte igal lapsel on kodus emakeeleks eesti keel. Aga võtteski nüüd sellise kogukonna liikmed kõik kokku, et mida võiksid erinevad siis kogukonna osad teada meie siis metoodikakeskusest, et kui võtta õpetajad eraldi, lapsed, lapsevanemad, koostööpartnerid, mis nad ka võiksid teada, mis oleks oluline, et nad teaksid, et nad saaksid olla teile toeks, abiks? Ja ma loodan, et meil hakkab sujuma koostöö teiste keskustega, et siis pakume erinevaid asju. Praegu Tallinnas on koolitusi piisavalt, ülikoolist saab ja EKI pakub ja väga paljudes kohtades saab ja ka mitu metoodikakeskust on, et siis tundub natukene, et konkurents on küll kõrge ja tahaks pakkuda mingit konkreetset sellist suunda, mingid konkreetsemad teemad ja me siis valisimegi mitte formaalõppe, aga vaatame, kuidas edasi läheb, et just meie kool ja meie keskus oleks proff selles teemas, et saaks meie juurde tulla, jagada kogemust, oma kooli kogemust, teise keskuse kogemust ja meie siis vastu võiksime jagada mingid teemad, mida võib-olla teised nii hästi ei oska, et keskusi on küll palju ja võib juhtuda, et pakutakse ühte ja sama ja siis need vaesed õpetajad, kel on niikuinii ülekoormatud, nad ei tea, kuhu joosta ja neil ei ole aega, võimalust, koolidel ei ole asendusvõimalusi, et see on ka selline mure. Aga just sellise meie oma õpetajate poole pealt, mis nemad võiksid teada, et mis neile nüüd pakutakse, mis nende võimalused on? No ma loodan, et just seda, et oleme olemas, saab alati tulla, meil hakkab olema väga palju materjale, seda küll päris endale ei saa, et see ei ole nii, et sa tulid, võtsid ja kunagi tagasi ei too, kindlasti mitte, aga et keskus on avatud, et keskusesse saab tulla, et koolitused tulevad iga kuu kindlasti, et tulgu osaleda.
Loodame, et nendele siis leidub asendusi või kuidagi organiseerime seda nii, et õpetaja ei peaks seda omal vabal ajal kõike tegema ja et lihtsalt küsige ja tulge, olge koostööks valmis, olge valmis selleks, et meie koolisse hakkavad külalised tulema ja ka ühel päeval teie tundi kindlasti, et keskuse töö ei ole mingi lisakoormus ja tunnivaatlused ei ole mingi selline karistus, et keegi ei tule kritiseerima, ei tule hindama, vaid pigem tulebki selleks, et midagi jagada ja midagi head ka endale saada. Tunnivaatlustest, mis sina oled head õppinud, kui su tundi on käinud keegi vaatamas? Võib-olla sul on mõni tore kogemus, et kui keegi on käinud su tundi vaatlemas? Kindlasti see on ikka natukene pinge, aga sa ise õpid niimoodi töötada ja lapsed harjuvad ka, et nagu keegi saab tulla, et siis töötame nagu alati, nad on küll natukene teistmoodi käituvad, aga samas see on ka nende jaoks selline avatud ruumi kogemus ja avatud inimese kogemus, et nagu see on täitsa okei, kui keegi tuleb, täitsa okei, kui keegi vaatab, siis nendel on ka võimalus seda keelt praktikas proovida, kui mõni külaline eesti keelt nendega räägib, et täitsa mõnus. Minu lastele meeldib, neil on mitu korda televisioon käinud ja igasuguseid sellist asja, aga kindlasti kui need on pisikesed tunnivaatlused, et tuli 1-2 õpetajat ja midagi ei filmita, siis me luba ei küsi. Siin vanemad peaksid ka aru saama, et kui tuleb mingi filmikaameraga mees, siis keegi ei filmi nende lapsi ilma luba küsimata, ehk siis see on kõik vabatahtlik, kui see läheb avalikkusse. See on hea tegelikult, et sellest tunnivaatlustest ka räägitakse nüüd natuke rohkem, sest ma nagu omal kogemusel ka mäletan, et seda hirmu alguses, mis oli, aga pärast ma sain nagu nii palju kasu sellest, sellepärast et tihtipeale sul on mõni meetod, mida sa kasutad ja keegi tuleb mingi oma toreda ideega sulle sinna ja sa oled, et ma ei olegi selle peale kunagi mõelnud ja sa saad mingi lihtsa toreda asja nagu veel ägedamaks teha, et tegelikult see annab nagu nii palju kaasa. Aga neid metoodikakeskuse asju veel nüüd saabuvad. Saabuvad ja just täna tuli ka. Aga oskad sa põgusalt mulle kirjeldada, mis need asjad on, mis see sisaldab endast üldse? Igasugused mängud ja töölehed ja plakatid, raamatud, didaktikaraamatud ja siis lihtsalt tööraamatud. Et me valime igasugust, mis on algkoolile head, mis on põhikoolile head, 2., 3. kooliaasta õpetajad saavad ka. Kindlasti siin on palju materjale, mida õpetaja peab ise ümber töötama, et see ei ole niimoodi, et sa tuled ja saad kogu aeg ainult valmis produkti, ei ole, aga eesmärk ongi õpetada, kuidas seda kõike ise teha. Ja ma arvan, et mingeid juba prinditud ja olemasolevaid asju saab keskusest ka, et nagu kui on selline, minu idee oli, et meil võiks olla niimoodi nagu õppeainete kaupa, et siin on ajalugu, siin on mingi loodusõpetus, siin on midagi veel, et siis mina toon ja keegi teine toob ja siis saakski tulla ühel päeval leida endale mingi väike tööleht või mingi õppeamps, et nagu, aga selleks peaksid ka teised panustama, et üksinda ma seda kõike ei suuda. Ehk siis abikäed on ka oodatud? Abikäed on alati oodatud jah, muidugi, et keskus on kõikidele avatud ja loodame, et õpetajad tahavad ka oma kogemust jagada mitte koolitustel, kogemuspäevadel, nemad saavad ka ise olla need läbiviijad, et nad ei pea alati õppima, et nad oskavad ju ka õpetada ja lihtsalt see võib olla mingi 10-15 minutiline töötuba, kus nad saavadki jagada, et mida nemad oma tunnis, oma klassis teevad. Nüüd kõige keerulisem küsimus, mis ma kõigilt küsin, on see, et kui peaksid ühe lausega kokku võtma, et miks LAK metoodikakeskus on meie koolile oluline? Ma arvan, et LAK on üks asi, mis aitab meil siin haridusliku ebavõrdsusega võidelda. Ja mis on sinu isiklik peamine eesmärk seoses metoodikakeskusega? Mis sa ise loodad õppida sellest kõigest või
Kindlasti ma alles õpin, ma ei ole mingi väga kogenud õpetaja ja loodan saada paremaks ja oma lastele anda nii palju, kui ma vähegi suudan ja minule väga meeldib kaasaegse ja mitteformaalse kooli idee, kus hinne ei ole oluline ja kus lapse heaolu ja armastus õppimise ja kooli vastu on esikohal. Ja millise mõtte või tunde sa tahaksid kuulajatele enim edasi anda? Tulge külla ja osalege, et meil tundub väga mõnus üritusi palju ja et tundub, et kui te osalete ja kui te panustate, siis koos saame midagi lahedat teha. Väga tore. Viimaseks tegelikult veel see ka, et kust saavad inimesed infot sündmuste kohta? Kindlasti igasugustest kohtadest Facebook, Instagram, kooli koduleht ja siis metoodikakeskuste grupid ja igalt poolt saab, hakkame kindlasti aktiivselt jagada ja mina natuke LHV inimese moodi sõpradele ja tuttavatele õpetajatele, direktoritele saadan otseselt, et palun tulge. Ja kogemus näitab, väike kogemus küll, meil alles tulemas esimene koolitus, et nii inimesed tulevadki, et kui sa konkreetselt kutsud, et palun tule, siis nad tulevadki, et mingit reklaami väga võib-olla ei jõua lugeda, aga konkreetne kutse inspireerib ikka tulla. Nii et hoidke avatuna oma e-postid ja Just seda ka, jah. lugege meie sotsiaalmeediast ja kodulehelt. Absoluutselt.